mul oli vaja kõigile tõestada, et ma olen kõige kõvem mees maailmas, et nüüd mul ei ole vaja seda enam teha, eks, et siis ma tean, et ma olen, kui ma tulen kunagi veel koju ideega, et teeme mingi nunnu restorani või kohviku või mingi asja, siis palun tõstame asjad ukse taha ja viska mind välja. Aga see veel ei kilnud meie nagu motivationit, eks. Et loll, aga järjekindel. Ohverdasime Lassiga ühte kana hommikuti ja siis kallasime merre rummi natuke Krakeni jaoks ja no vaata, mis suvi oli. Me nagu Imrega rääkisime, et tema ei tee puljangit ja mina ei tee Seesari, et tundub fair play, eks. Et, no Eesti on ju nii väike, et miks me nagu hakkame üksteisele nagu sittuma taskusse. No see on nagu sullegi öelda, et ära joo. No siis sa 6 aega sa joo, eks, ja siis sa jood selle... Ei, ma juba mõtlen Sober Oktooberi peale ka. Seda ma ei usu. Sest mulle meeldib juua. Jaa. Kellele ei meeldi juua. Milline siis on alkoholi tarbimine? Siis on... Pane korra kinni. Ping. Me oleme täna Food Studios. Lõpuks läksime Kaifist välja. Läksime külla ja täna oleme Helgoriga. Tere! Tere! Kiilakas. On okei, kui ma ütlen sul kiilakas, on ju? Absoluutselt. Jaa, sest sa oled mul telefoni nii salvestatud. Kiilakas või nagu viimasel ajal tekiilakas? No nii ma tunnen sind rohkem. Kuule, aga tere tulemast meile ja ma pakun sulle alustuseks sooja Aasia puljangit, mis on kanapuljangi baasil tehtud, et kuna meil ilm on sitt. Septembrine. Või septembrine. Ja siis, mis võiks olla parem kui siuke turgutav, ja kuna meil viiruses ka siin möllab ringi, eks, et... Mingisugune oli vist, gripp. Ja nüüd hakkas sadama. Sind lynchitakse selle eest, et sa ütlesid selle kohta gripp. How dare you? Aga immuunsussüsteemi jaoks on kondipuljang nagu parim asi, kui siia natuke chillit ja ingverit ja muud asja juurde panna, siis see ongi siin. Kus juures, jaa. Tere. Tervist. See on, jah, üleüldiselt kogu selle viiruse teema on üks asi, mis tekitab mul nagu välgukiirusega nagu rämedad butthurti, on ju. Siis üks minu küsimusi on selline, et nagu meil tegeletakse tagajärjedega, on ju, et nagu teeme maske ja desinfektorid ja blablabla. Kus on need üleriigilised kampaaniad, et mingi hoia oma tervist, ma ei tea, jood, mida iganes, on ju, teed ja... Jootekiilat, on ju, siis miks keegi ei räägi, kuidas meie ühiskonnana saaksime oma immuniteeti tugevdada. Hea küsimus. Me räägime kogu aeg, et selleks on vaja puljangit juua. Proovime ära. Aga muidu plaan oli teha midagi muud, on ju, lihtsalt ma hakkasin pirtsutama natuke. No tegelikult mulle õudselt meeldib veisipuljangiga teha, siin natuke tomatimahla panna ja võib-olla gramm tekiilat lisada, siukseid, võib-olla ka vodkat, võib-olla teinekord, eks, et siukseid erinevaid kokteile või siukseid šotte. Aga sina oma septembris ei joo plaaniga rikkusid kogu meie üllatuse ära, et me mõtlesime, et ükskord elus võiks olla nii, et mitte mina ei tule sinu juurde jooma, dringile, kokteilile, vaid sina tuled meile, eks, aga nüüd sa pead puljangit jooma. See on väga hea, kohe higiseks nagu. Väga mõnus. Väga mõnus. Ja ma pean seda ütlema, ma tulin siia otse trennist, nii et... Nii, aga puljangitest kindlasti räägime natuke hiljem. Minu esimene küsimus sulle on see, et sina oled ju üks esimese Noblessneri asukaid ja tahakski seda before and after hetke võrrelda omavahel, mis oli siis ja mis on praegu ja milleks te alustasite seda? No see on... Kes mäletab, me räägime kohast, mille nimi oli Café Noble. See on hea küsimus, milleks me seda alustasime, täna tagantjärgi, eks, et aga tol ajal see tundus nagu maru ahvatlev, kui sul keegi pakub võimalust teha esimesena sülkest industriaali, kus sul ei ole mitte midagi, sul ei ole infrat, sul ei ole kütet, sul ei ole vett, sul ei ole nagu mitte midagi, et teha sellist suverestorani. Ja kui sa oled ju mööda maailma ringi käinud Hispaanias, Prantsusmaal, Itaalias, siis nagu jahisadamad ja restoranid on ju nagu väga-väga lahedad. Siis oli jahisadam juba täitsa toimiv. See juba toimis, seal oli vähemalt 3-4 alust. Üks oli Kasela oma, üks oli Silveri oma ja siis mõned võõrad, eks. Aga siiski seal oli, jaa. Ja kui me esimest korda seda vaatamas käisime, siis ma arvasin, et aprillikuu, siis oli õues selline 8 kraadi ja vihma sadas. Aga see entusiasm oli nii suur, et siia me teeme, juunis avame, super. Nii, see oli siis 2015 või?
kas ta oli isegi, kas 14 või 15, jah, kuskil sinna auku, et aga see põhjus oli hästi lihtne, et kuna meil Food Studios on ju, suvel on low season, meil olid olemas väga head kokad, meil oli ju Indrek, kes on üks tippkokkas Eestis, eks, meil oli know-how, kuidas seda kõike teha, ja kui meil suvel siin ju tööd ei ole, siis on ju geniaalne plaan võtta oma tiim ja minna teha kuskil nii-öelda Pop-upi. Just. Oi. Muidugi esimene suvi juhtus veel... Me tegime eelmine aasta Kuressaares Dissidendi pop-upi ja tundus ka nii lahe. Oli ka. Jätka. Aga ei, kõige naljakam selle asja juures see, kui meil siis muidu oli selline low season hakkas juuni alguses siin, siis esimene aasta me saime kohe tunda sellist karmat või sellist nagu, ma ei tea, kellegi pahameelt ja meil hakkas alles low season siin juulist. Nii et esimene aasta siis me pidime panema nii-öelda Food Studios nagu 25 üritus kuus ja siis käivitama samal ajal Cafe Noblet. Ja see tiim, mille me tahtsime siit sinna viia, mis pidi hästi lihtne olema, seda ei olnud Google'i viia, sest neil oli tööd nii palju siin, eks, et see... Tundub mõnus ja mugav ja... Hästi mugav oli, jaa, et aga noh, tagantjärgi, kas ma võin nüüd kohe ära öelda, et tagantjärgi me seda enam ei teeks kunagi. Sest no, tegelikult võiks ju nagu suved kas või puhata või rattaga sõita või perega olla või mitte midagi teha, kas või raamatuid lugeda, kui teha lihtsalt siis nagu selline 3 kuud rumalat tööd ja iga hommiku on su ainuke mõte on see, et kas täna on ilus ilm või ei ole. Et noh, sisust rohkem me nagu tegema ei pidanud, eks, et meil oli vaja palvetada iga jumala päev, et ilm oleks ilus. Tead, meie palvetasime suve alguses ka ja toimis, et okay. Me ohverdasime Lassiga ühte kana hommikuti ja siis kallasime merre rummi natuke Krakeni jaoks ja no vaata, mis suvi oli. Absoluutselt. Miks te lõpetasite, ma ei saa aru? Rumm sai otsa, aga okay. Jaa, aga noh, ma arvan, et te pidite seda ilma niimoodi jälgima sellepärast, et ümber ju ei olnud mitte midagi, mingid taristud ei olnud, mitte midagi ei olnud ja inimesed käisidki teie pärast seal. Inimesed tulidki sööma, jah. Sest... See oligi äge, et selles suhtes me tegime väga head süüa, meil olid nagu reasonable hinnad olid ja see kombo just industriaal ja suur terrass ja see kõik, noh, Tallinnas ei olnud ju sellist kohti liiga palju, eks. Kus maal oma arendamises Telliskivi oli 2014-15? Telliskivi oli muidugi olemas ammu ja oli popp. Oli juba nagu... Ja, aga noh, kui sul suvel ilus ilm, siis sa tahad ju minna ikkagi mere äärde. Nii ju mõtleb iga normaalne inimene, eks? Sa oled ju mere äärde. Ja ebanormaalne ka. Seda me nägime seal suvel ka juba. Et eks siis, aga noh, kui sul... Eks päeva lõpuks see sõltubki, kui palju sul on ilusad ilmas, eks, et kui sul on ilusad ilmasi 20, noh, siis ongi 20 head päeva. Ja kui sul on, minul on telefonis pilt on jaanipäeva, kas oli 22 või 23, mingi juuni, no Blesneris oli 7 kraadi ja vihma 100, siis sa oled selles tööstushoones, kus kütet ei ole, kus tuul ulub ja siis mul on täpselt samasugune pilt detsembris, kus oli 8 kraadi. Ja ilus ja... Ei olnud ilus, täpselt sama oli. Ja siis ma mõtlesin, et see Eesti suvi, eks, et... Ta on veider, jaa, sest mul on kuskil pilt eelmise aasta Dissidendi pop-upist. Kui mind mälu ei pette, see oli 4. juuli ja siis ma olen sama vihmajopega praegu, mul on sellise pusa all veel mingi paar asja. Siis on talvemüts. Ja selfie on selline, et mul on pea pesas rahe. 4. juuli, suvebaar avatud, tere tulemast, pop-up on ju. Jaa, aga kui me vaatame nagu tagantjärgi jällegi, te tegite seda 3 või 4 suve järjest, on ju? 4 suve, jah. Ja okei, sa ei pea mingi viimase sendini mingi aruandlus tegema praegu, kas te jäite lõpuks plussi või see oli miinus või see oli 0 või nagu, mis see oli? Ma arvan, et kui ma oleks kohe esimene suvi miinusesse jäänud, siis oleks jube tore, et meil oleks järgmised 3 suve seda teinud. Aga kuna me esimene suvi oli mega head ilmad, nii et kui me nagu startisime, siis meil oli, ma ei tea, kas 2 või 3 nädalat oli iga päev 22-23 kraadi ja meil oli iga päev 100-150 inimest õhtul. Full house. Ja see reklaam läks nagu suust suhu, et me ei teinud mitte midagi, kui me lihtsalt ütlesime, me oleme lahti. Ja see oli jube äge. Aga esimene aasta me teenisime, noh, ma arvan, nagu restorani mõistes nagu mõistliku raha, aga siis tüüpiline Helgor, et mitte seda raha endale tasku panna, midagi toredat teha, siis me mõtlesime, et
järgmine aasta me võiksime veel ägedamalt teha asju. Suuremalt natuke. Jaa, tegime terrassi poole suuremaks, ostsime mööblit juurde, ehitasime välibaari, tellisime ühe ägedama niisuguse kokteilimenüü hästi ägedate kuttide käest, kes oskasid kokteile teha, eks. Need olid siis vangla juures seal dissid jaa, just. Enam neid ei ole. Ja ühesõnaga, me investeerisime kõik, mis me teenisime, uuesti nagu tagasi majja, mis tegelikult ärimõistes tundub ju loogiline. Aga aastad ei ole vennad, et siis see järgmine suvi enam ei olnud nii lõbus. Oli natuke jahedam, on ju? Mõnevõrra külmem, aga teine aasta ma arvan, et me jäime suures pildis nagu hästi väiksesse plussi. Aga see veel ei kilnud meie nagu motivationit, eks. Et loll, aga järjekindel. Ja 3. aasta me saime ikka korralikult juba tappa. Ja seda ikkagi siis põhiliselt tänu ilmale, et jällegi, eks, et me suutsime tiimi osas, meil oli nagu tuumik oli paigas, et meil oli Indrek, meil oli Jana, meil oli kogu sama punt, kellega me tegime, et iseenesest oli suhteliselt nagu mõistlik seda teha, kuna me oskasime seda teha, me teadsime, kuidas see käib ja ikkagi me saime inimesi Food Studios panna nii-öelda suveks sinna tööle, et neil oleks korralik palk, neil oleks midagi suvi läbi teha, eks. Ja 4. aastas me saime aru, et siis nagu aitas, eks. Aga jah, ma arvan kokkuvõttes nagu... Lõppkokkuvõttes on mingi nulli lähedal. Ma saime nagu 4 aastat tasuta tööd teha. Wow. Aga samas, need kontaktid, mis sealt tulid, eks ole. Kontaktid ja kogemused. Kogemused ja see kogemus, ma olen oma naisele öelnud ka, et kui ma tulen kunagi veel koju ideega, et teeme mingi nunnu restorani või kohviku või mingi asja, siis palun tõstame asjad ukse taha ja viska mind välja. Et võib-olla see mind nagu motiveeriks enam mitte midagi tegema, sest ma olen selle läbi teinud, me oleme ju Food Studios nüüd 11 aastat teinud ka, eks, et see on päris pikk aeg, et saada siis ärist aru. Siin ruumis või? Siin ruumis. See on nii vana juba. Jah. Wow. Mõtle, kui vana mina seal. See selleks. Okay. Et selles suhtes nagu ma olen oma unistused läbi siis toidukoha või sellise Food Studio või realiseerinud ja täna enam nagu pigem tahaks nagu teha muid asju, et võib-olla kui ma ühel päeval vanaks saan, nagu väga vanaks. Siis teeks Haapsalu mingi suvekohviku või? Võib-olla sellise turismitalu, kus võiks teha võib-olla mõne toidukoolituse, mõne kokteilikoolituse, kutsuda sõpru külla. Ja samal õhtul saunas käia. Ja saunas käia nende samade inimestega, aga siis ma teeks seda omadel tingimustel ja neil inimestele, kelle ma tahaks seda teha, eks. Aga muidu kindlasti tänan pakkumast. Huvitav, et ma olen natuke aega selles valdkonnas ka nagu keednud juba ja minu jaoks nii 10 aastat tagasi kui ka praegu inimesed, kes teevad Eestisse ärisid või mudeleid, mis on rõhutatud, mis on suunatud suvele. You've got balls, babies. Sest ma ei suudaks ennast veenduda, et teeme suveks mingi asja ära. Mulle meeldib teha äri, mulle meeldiks teha sellist äri, mis sõltub minust. Või see on nagu treeningplaanigagi, et kui sa teed kõik ära, siis sa vaatad ise endale peeglisse, kas sa oled kõik ära teinud või ei ole. Aga kui sa teed kõik ära, sa teed nagu oma tiimiga mega hästi ja siis sul on selline faktor nagu ilm, mida sa ei saa muuta, eks, et ja siis see on nagu bingo, et milleks sa siis seda äri teed, eks, et suve... Huvitavam natuke. No jah, kunagi see oligi huvitav, eks, aga täna nagu enam seda teha ei tahaks. Samas, ma kindlasti ei kahetse, mis seda tegime, et see on ikkagi meeletu kogemus ja need olid lõbusad aastad, eks, et see on nii mõnigi äge pidu on, nii mõnigi äge õhtusöök olnud, kõik need inimesed, see tiim, eks, et... See on ju ammune ütlus, et tahad raha teenida ära Horakasse küll tule. Absoluutselt. Ja kusjuures me proovime seda nagu oma baari poolt murda, on ju. Ehk siis, kui keegi kogenum restorani pideja ütleb meile, et jõu kutid, et 7-8% aastas on väga hea, kõrvaldame köögi ära ja siis see number on kohe parem. Absoluutselt, iga kohvikupidaja unistus on müüa ju ainult vett ja kohvi ja jäätist ja alkoholi, eks, et eriti kui ta saab seda veel kraanist tõmmata. Jaa, aga aasta tagasi ma pakun, et ka siis, kui te plaanisite Cafe Noblet, on ju, oli piisavalt palju inimesi, kes olid mingi
mida te teete, on ju. ei, absoluutselt, et ja aasta tagasi, kui me Lassiga hakkasime nagu linna peal jutte levitama, et mingi jõu, teeme Noblesse mingi värgi ja nii edasi, kõik olid mingi, kuhu? See on nagu nii kaugelt Telliskivist, see on nii kaugelt Vanalinnas ja kesklinnas, nagu kes seal käib kogu aeg siit ilma, on ju. Pluss me avasime detsembri lõpus ju. väga õige aeg. Väga õige aeg, siis kui põhimõtteliselt kõik need jõulupead olid juba maha magatud. Täpselt. Ja kõik, no super on ju. Aga ikkagi märtsi alguseni meil oli põhimõtteliselt selline plaan, et ilmselt paneme midagi juurde 2-3 kuud, aga ei pidanud. Et siis vedas välja, on ju. Ja Samas, siis oli märts, kus meil oli super. Nagu pidusid broneeritud ja mingi Uber-programm, catering ja noh, kõike seda, mis ka teistel oli. Absoluutselt, et imeline märts, eks. Imeline märts on ju. Kusjuures meie olime sel päeval, kui see pask hakkas, olime Soomes toidumessil. Ma olin Tenerifel perega. Kurat, palju parem. Anyway, me olime Soomel toidumessil. Me olime maksnud 10 000 eurosi, et sinna toidumessile saada oma puljangite ja kasmetega. Wow. Ja me esimesel päeval sättisime kõik messi ülesse, siis ühe päeva saime olla, see oli kas 3-4 päeva oli see messe. Ja teisel päeval, keset messi, siis Soome riik võttis vastu eriolukorra ja tuli messihallis, kütete suur messihall, eks tuli teade, et sõbrad, et pakiga oma sodi kokku ja minge koju. See oli siis alguspunkt on ju. Ja see oli meie algus ja noh, meie suhtes või sellest läks eriti kriitiliseks, kuna seal messi peal oli siis kui ju ka nii-öelda riskigrupp oli hästi suur inimesi, kes käisid seal. Ja noh, mina siis nii-öelda panin ennast nii-öelda ise karantiini, et ma ei läinud koju, vaid ma üürisin Airbnb-st endale korteri Tallinnas ja siis nii-öelda panin ennast ise lukku, eks, et käisin siis ainult sisuliselt jalutamas ja toidupoes ja oma maskiga ringi ja hoidsin ennast luku taga, mõtlesin ja tegelikult oli nagu väga hea aeg, et kui seal ei oleks olnud seda, võib-olla ei oleks suutnud ka ettevõtteid ümber mängida, eks, et see noh, nii-öelda mõtlemiseks üksi olemine on juba hea, eks. Kindlasti oli Tenerifel parem. Nii ja naa, sest ma lülitasin ennast välja, olin perega ja nii edasi ja siis 12 märts me sõitsime kuskile punktist A punkti B ja ma lülitasin telefoni sisse, et Google Maps'i avada. Ja siis vaatasin niimoodi, mis toimub? Cancel, tühistatud, Lassilt mingi 700 vastamata kõnet, türa, kus sa oled ja nii edasi. Aga Tenerifel. ei noh, tegelikult see oli nii jabur, et nädal enne seda me mingi surusime kätt, et elasime talve üle ja kõik on lilleline, vaata, mis plaanid meil on, vaata, mis suvi on tulemas, on ju. Ja siis oli üks selline paar nädalat, kui sa pidid natuke vett situma, et ümber korraldada kogu ärimudeli, on ju. Mõnes mõttes oli hea, mulle meeldis see aeg, et selles suhtes kui sa võtad mingid idufirmasi, kelle väärtused on nii suured, et sa ei oska neid kokku lugeda ja kes pole mitte kunagi raha teeninud, eks, nende väärtused muutusid natuke reaalsemaks. Sa ei pidanud iga oma töötajas enam kummardama ja paluma teda, et ta tööle tuleks. Iga nädal palgaläbirääkimised lõppesid justkui. No meil inimesed olime nii uued, et meiega... Just, aga mõtlen nagu tootmise mõttes ka, et inimesed olid õnnelikud, et neil töö oli. Inimesed olid väga õnnelikud, et me ei võtnud neid nii-öelda palka maha, vaid jätsime samad tingimused, siis ütlesin, palun käige tööl. Et selles suhtes nagu mulle mõnes mõttes ka raputus nagu meeldis, väike sükene majanduslik raputuseks, et see ei ole läbi veel ju. No tundub, et see alles algab jälle. Teine poolaeg tuleb. Teine hooaeg, seeria number 3 on ju. Ei tea jah, et see aasta näitas seda, et alkohol nii laia turugu, kui ta on ju, antud tingimustest tuleb natuke liiga kitsas valdkond, et tunda ennast mugavalt, on ju. Sest no jah, ühiskonna jaoks me vist midagi väga kasulikku ei tee. Sina siis? Jah, ma räägin meie ärist, on ju, tähendab seda, et kui tulevad mingisugused piirangud, on ju, siis me oleme esimesed, kes vastu kotte saavad, on ju. Ja noh. Mis on okei. Mis on okei, jah. Sest ise sa oled sellise äri valinud endale. Ise sa läksid sinna Noblessnerisse. Ja Noblessner on süüdi.
kuradi räägime. karma, see on karma. Räägime BLRT-ga pärast. Aga see selleks, ma arvan, et seda 2020 putru võib keeta mitu aastat järjest pärast ja mõtle, kui sa ühel päeval räägid oma lastega, kui nad suureks kasvavad, et kurat, meil oli 2020 oli gripp ja kõik pandi kinni. Helger. Ja kas sa kujutad, kui sa räägid seda 30 aasta pärast? Ma lõikan eraldi välja meie tutvustusvideosse, et sa ütlesid selle kohta gripp. Oi, inimesed lynchivad sind ära. Selle räägin gripi ees. Aga jaa, vaatavad mõtlema, ikka ei, no see on tõsine lugu selles, kui me nagu oma peres nii-öelda seda mõtleme, siis on okei läbi põdeda, aga kui ma mõtlen oma ema peale või nende vanemate, oma vanaema peale, siis kui see nii-öelda see pasarahe siin märtsis oli, siis ma helistasin iga jumal nädal oma vanaemale, kes on 80 midagi, eks sa ütlesin, et kurat, et sa ei lähe kuhugile tuiama. Sul on vaja poodi, ma käin ise su eest ära. Ma nagu nii käin, ma toon sulle ka, mul ei ole probleemi. Palun ära mine sinna, ära tee seda, eks, sest ta on 85 aastane. Ja las ma arvan. Ta sõitis bussiga Lasnamäelt kogu aeg Muugale suvilasse, sest lindudel oli vaja süüa panna. Aga ta ütles, et Elgar, ära muretse, mul on mask. Et täpselt, eks, et... Sa ei õpeta selliseid inimesi ümber 2 päevaga, on ju? Ei. No see on nagu sullegi öelda, et ära joo. Siis sa 6 aega sa ei joo, eks, ja siis sa jood selle... Ei, ma juba mõtlen Sober Oktooberi peale ka. Seda ma ei usu. Ja siis sa jood detsembris nii palju, et mõistlikum oleks olnud tegelikult juba septembris ka juua. Kogu aeg natukene. Just. Ma arvan, et see on paljude selliste challenge'ite viga. No mitte challenge'id, vaid enda viga. Et sa oled mingi nii 6 aega body and mind ja siis 1. oktoober kukub ja sa oled mingi ja läheb, on ju. Esimene päeva kohe. No tegelikult on see trenniga samamoodi ju. Et kui sa... Super, ma tahtsingi vaikselt Noblessnerist üle minna. Väga hea lõpet. Noblessneris lõpetad ära ja alustad Ironmaniga, eks? Alustada Ironmaniga. Mis toimus Noblessneris? Noblessneris ja hästi tore oli vaadata teid kõiki, kuidas te nädal aega meie Põhja-Tallinna piirkonda lukku panite ja siis... Sa oled ka see mees, kes mõtleb, et miks nad seda metsas ei tee? Absoluutselt mitte. Ma arvan, et see peab olema fucking keset situmist lihtsalt. Just, see on üliäge, on ju. Sest see on üliäge ja ma ei tea, kui kaugele ma jõuan oma algatustega, aga minu jaoks see oli pigem inspireeriv. Ja osa Krossi rajast, või tähendab maratoni rajast, mis läks mööda Kalamaja parki, on ju, see on minu otsevaade rõdult, on ju. Ja siis me naisega vaatasime, jõime kohvi hommikuti, ei, mõtlesime, et kurat, kui vinge. Kui vinge ja ma ei taha rongist ette hüpata, aga tundub lahe. Räägi mulle, sa tegid selle... Ma lihtsalt vihjamisi korra ütlen, et ma nagu väga-väga hea sõber on mul see tüüp, kes seda Ain-Alar Johanson, kes seda Ironmani korraldab, et kui sa veel 2 korda ütled, see tundub vinge, siis võib tabada sind selline... Vaata, nad otsivad iga aasta neid hea tahte persoone. Amen. Vaata, kui äge oleks, et endine joodik, baari omanik, totaalne muutumine. Endine ma arvan, et endist joodikut ei saa olla. No praegune. Totaalne muutus. Pereisa. Kanal 2. Kuule, see on hea mõte, ma räägin teda. Perfect. Ja. Anyway. Kas Ironman on füüsiline või mentaalne võistlus? Sina kui inimene, kes on seda läbi teinud, on ju? No olgem ausad, ma olen siiski teinud seda meeskonna arvestuses, eks, et mina sõidan ainult nii-öelda jalgratast, et ma ei ole nii rumal, et teha tervet Ironmani. Ma ei ole nii rumal. Okei, teil oli meeskond, kelle... Jaa, et minu kolleeg ujus, mina sõitsin jalgrattaga ja siis teine kolleeg jooksis. Okei. Panen asjad kokku. Ma mõtlen, et sa tegid terve ära. Ei, selles suhtes nagu... Ma ei saa teha tervet Ironmanist, ma ei saa ju võita. Aga ma tahan võita. No sa võidad ennast ju. Tõsi. Jaa, et sa teed selle ära. Aga see ei ole eesmärk teha seda ära, sest ma tean, ma teen selle ära. Ma tahaks seda võita. Oma vanuse grupis? Ei, kõiki. Nagu the first one. Kui teha, siis teha nagu asju hästi. Väga perfektsionistlik. Huvitav, kuidas sinuga
koostööd teha on või töötada sinu alluvuses? väga lihtne. tee oma asju suurepäraselt ja kõik on okei. ja kõik on hästi. ja me ei kuulegi üksteisest peaaegu, eks. okei, aga no ilmselt sa oled ikkagi rohkem suhelnud nende inimestega, kes on teinud kas siis 70.3 on ju, või siis terved on ju. Kuidas see ettevalmistamine välja näeb, on ju, et ma olen siit-seal lugenud, et inimesed hakkavad mingi aasta enne just selleks võistluseks ette valmistuma ja no eks siin on, kus ma arvan, et siin on kahte sorti inimesi, ühed on sellised, kes teevad projektipõhiselt, noh, nagu sina ütled, see tundub nagu seksikas ja sa võib-olla tahaksid ükskord elus selle läbi teha. Ja see ongi sinu challenge. Ja ma arvan, et sellised on enamus. Ja ma arvan, et sellised on võib-olla kolmandik. Päriselt? Ülejäänud on profid või? Ei, ülejäänud on need, kes on nagu, kuidas ma ütlen, arvestussportlased, kes hästi palju on kindlasti selliseid tüüpe nagu sina oled, kes mõtleks korra, et ma teeks ükskord selle elus läbi, sa teed selle läbi, sa saad sellise kaifi, et sa oled tagurpidi nagu... ja sa jäädki karussellile, sest see on nii äge ja see on elustiil, eks, et sa teedki, noh, nagu kõik me teeme mingil määral vähem rohkem trenni ja päeva lõpuks ega see, kas sa teed siis pool Ironmani või täis Ironmani, eks ole, ega see ei ole ju väga suur treeningu osas, kui sa teed iga nädal 10 tundi trenni, näiteks sa jooksed ja sa käid natuke jõusaalis ja natuke ujud, siis see on sulle nagu, ma arvan, tehtav, eks, et siis küsimus on tempos, et kas sa teed seda 12 tundi või sa teed seda 16 tundi, eks, et päeva lõpuks, aga sa teed selle ära ja see on nagu räige eneseületuseks, et mina pigem otsin... Te alustasite ju mingi 6:30 hommikul on ju Harkul. Jah, kell 7 oli start. Ja ma läksin 5. magama mingi 11 paiku ja no nagu ma ütlesin, et mu maja ees oli jooksurada on ju ja ma kuulsin, et viimased seal olid veel nagu. Ja, see ongi see vaimne enese ületamine. Ja see on nagu üliäge, tavaliselt see traditsioon on siis selline, et võitjad ja need kõik siuksed ilusama ilma puhul tullakse, siis tavaliselt need viimased keskööl on see time cut ja keskööni on sul aega teha. Ja siis, kus need viimased 75-aastased ja 80-aastased tüübid tulevad ja kas nad jõuavad või ei jõua ja siis kõik seal plaksutavad ja ergutavad ja pidu käib ja see on nagu üliemotsionaalne, kui keegi siis jõuab mingi 10 sekundit enne see time cut'i sinna sisse veel, eks ole, et aga kui ma vaatan, et minu vanaemasugused tegelased suudavad seda teha, et siis peaks võtta, kurat, aga mina, sina, noor mees, et peaks jõudma, eks ole, et aga ei, see on üliäge. Aga ilma treenimata see teeb haiget ilmselt või see ei ole füüsiliselt? Ma arvan, et ilma treenimata on see ikkagi ilmvõimatu peaaegu, et aastakese võiks selleks vähemalt treenida, eks, et okei, kui ma mõtlen puhtteoreetiliselt, et nagu äkki teeks ära, siis ainuke kahtlane osa on sellest ujumine kindlasti. No paljude jaoks on nii või? See on ka, miks mina seda kunagi teinud ei ole, sest ma ei oska ujuda ja ilmselgelt ma ei läheks kuskile 15 kraadiga Arku järve, et ujuda seal 3,8 kilomeetrit. Kalüpsaga ju. So? ja kuidas on lahtine vesi, ma olen erinevaid reporte seal lugenud, et inimesed võib-olla ei saa nagu kursusest kohe pihta on ju, ja siis lõppkokkuvõttes tracker näitab, et kuigi distants oli 1,8, siis tegelikult sina ujud 2,5, eks? jah, said 2,5-ga hakkama on ju. aga jah, minu jaoks on ka kindlasti ujumine oleks ikka kõige raskem, et ma ei tahagi seda võtta, sest siis ma tean, et siis mul on mingi järgmine asi kaelas, et siis ma pean järgmised 20 aastat seda oma mingit aega taga ajama, siis ma tean, et ma tahaksin seda teha võib-olla alla 10 tunni, eks, mis ma täna olen sellest nii kaugel ikka, kui jumal annab, eks, et pigem nagu ma sõidan seda ratast, mul meeldib see, ma saan oma challenge'i sealt, me saame seda võistlust võita, vähemalt meil on see teoreetiline võimalus seda võita. Mis koht said seekord? Esikoha. Päriselt või? Ja. Ainuke ei, me ei olnud ainuke tiim. See tiimi võistlus läheb nagu aasta-aastalt populaarsemaks, sest tegelikult on nii palju tüüpe, et kuule 21 sa jookseksid ju, seal üks päev ma nägin, et sul tuleb mingi üritus 21 kilomeetrit. Ja laupäeval. Aga kui ma ütlen, et teeme järgmine aasta tiimi, et mina seda ratast, leiame kellegi ujuma, sa jooksed, me saame Ironmanil osaleda. See emotsioon, mis sealt tuleb, on nii võimas, et miks sa, võib-olla sa ei taha seda üksi teha või sa ei suuda üksi teha, eks, aga sa saad olla Ironmani osa ja sellepärast see nii-öelda ka võistluse korraldajatel on see tiimi osa nagu mega tähtis ja viimati minu arust oli siin 100 võistkond oli stardis. See aasta, eelmine? See aasta. Wow. Et 2 aastat tagasi me tegime täispikka tiimi, nii-öelda siis rattaosa oli mul 180 kilomeetrit ja seal oli samamoodi kas mingi 80 tiimi või.
et see ja noh, hästi paljud meeskonnad siis ehitavad üles oma tiime nii, et nad võtavad sinna kas siis ettevõtted, võtavad 2-3 väga kõva profisportlast, et seda lihtsalt võita. Ja siis on mingi Škoda Laagri võitis. Jah, täpselt, Škoda Laagri võitis või Kaif võitis, eks, või Food Studio võitis, eks. Noh, me oleme üritanud siis alati ehitada oma tiimi üles nii, et vähemalt siis üks on siuke paks harrastaja, olen nagu mina, ja teised on siis olnud nagu väga tasemel tegijad, eks. Kes teil maratoni tegi? Poolmaratoni? Poolmaratoni jooksis Armin meil, kes siis töötab meil Puljangis, kes juhtumisi on ka siis nii-öelda Eesti noortekoondise triatleeteks, et nad on kiire juhtumisi. Lihtsalt me täna oleme... See neiu, kes ujus, on ka juhtumisi. Täpselt nii. Aga see on meie... Nad kõik töötavad Puljangis. Et see on nagu täna siis see, mida me oleme mõelnud, kuidas me saaksime natukene ühiskonnale tagasi anda, on see, et me pakume noorsportlastele töövõimalust ülipaindliku graafikuga. Ja sa ennetasid mu küsimust, nagu miks Food Studio teeb selliseid asju? Just, et see ongi siis nii-öelda, meil on täna 2-3 hästi nagu tubli noort inimest, kes käivad ülikoolis, kes teevad tippsporti ja see, kui nad saavad teha, noh, ma ei tea, 50-100 tundi tööd kogu selle asja kõrvalt, nad saavad teenida omal, noh, ma ei tea, näiteks 500 €, eks ole, siis see on, ükski teine tööandja ei tahaks sellega tegeleda. Meil see ka liiga lihtne ei ole nendega jaurata, et millal nad on spordivõistlustel, millal nad on laagris, millal nad on ülikoolis, millal nad on trennis, aga siiski me oleme leidnud selle võimaluse ja ma usun, et see on nagu äge midagi tagasi anda, eks. Sa teete seda mingi pikema planeerimise peale või? Ja noh, nad töötavad niimoodi, et neil on mingisugune, nad teavad, kui palju nad mingid neid kleebiseid sinna pakendile peavad panema ja siis nad ise käivad ja reguleerivad oma tööaega vastavalt sellele, eks, et millal nad siis saavad kas siis loengute vahel või õhtul või hommikul, eks, et noh, me oleme kokku leppinud, et meid ei huvita, millal nad teevad seda, aga nad peavad mingisugused asjad ära tegema, eks, ja see on juba aasta aega toiminud, eks, et nii me siis saame natukenegi tagasi anda kas siis spordile või ühiskonnale, eks, et noh, ma ise olen ju spordiga tegelikult ju aastaid olnud seotud tänu oma sõpradele, eks, et Marko Albert on ju meil üks parimaid Ironmani läbi aegade, teine on Ain-Alar Johanson olnud, eks, et mõlemad on parimad sõbrad olnud, et ja kuidas ma üldse kunagi spordi juurde sattusin, oligi see, et nii-öelda tagasi spordi juurde peale nooruspõlve oli see, et kui Ain ütles mulle, et sa oled nii paks, et sa ei jõua seda 90 kilomeetrit läbi sõita. Ja kui keegi ütleb mulle 2 korda, et you can't do it. Siis sa oled mingi, mis mõttes on ju? Oota, vaata seda. Hold my beer. ja no siis nii juhtuski, et eks selliseid, kunagi ma olin hästi kõva mees ka muidugi, et täna ma olen ikkagi maha rahunenud ja sükene nagu, noh, kuidas ma ütlen, mõistlik inimene, aga siis... Testosterooni tase on ajudusse läinud. Ja, et siis oli ikkagi, kui keegi ütles, et kas sa tahad kihla vedada, davai, mis asja? Et noh, mul oli vaja kõigile tõestada, et ma olen kõige kõvem mees maailmas, et nüüd, noh, mul ei ole vaja seda enam teha, eks, et siis ma tean, et ma olen. Yes, õige. Et siis ongi, ma olen nagu need lollused nüüd oma elust nagu välja jätnud, et aga samas see on andnud mu elule nagu uue mõtte, eks, et see stabiilne treenimine, nii-öelda, ma just üks päev rääkisin kellelegi, et mingid intervjuud andsin ja siis küsid, miks sa trenni teed? Mõtlesin, mul on sitt olla, kui ma trenni ei tee. Mul on nagu vaimselt ja füüsiliselt, mul on niimoodi, et kui ma näiteks 2-3 nädalat trenni ei tee, siis juhtub nii, et mul hakkab keha igalt poolt valutama, siis lihased on harjunud trenni tegema, eks, vahet pole mis koormusega siis. Ja siis ma olen lodevaks, noh, mitte muidu lodev ei oleks, eks, aga et siis juhtub see, et 6 aja pärast kaob mul vaimne pool ära. Ja siis ma lihtsalt käin ringi, ma olen nagu täpselt kogu aeg on sitten all, siis ma mõtlen õhtul, et teeks klaasikese punast? Pigem džinni. Okay. Siis ma avastan, et siidlipp on ära joodud. Okei, ma võtan siis päris džinni. Et noh, ja siis sa teed 2 klaasikest džinni. Noh, mul on nii, et mul keha on nii puhas, et ma ei kannata palju enam juua. Et mul on nagu meeletud pohmellid, kui ma joon. Oh jaa. Fuck. Aga see ongi sellest, et ma joon nii harva, aga siis ma arvan, et ma võin samamoodi juua nagu 10 aastat tagasi. Ei, sa ei või. Ja mul naabrimees naerab kogu aeg siiamaani, ta on hull veinikurmaan ja ta toob mulle 2 klaasi väga head punast veini, mul on hommikul pohmell. Ja ma tunnen seda. No mul ei ole nagu nii, et mul on siit olla, vaid mul on nagu Okei, mis asi? Ja just kerge. Ja siis mul läheb paar tundit jälle nagu mõnusalt käima saada. Ja sellepärast ma pigem ei taha üldse juua, et ma olen nagu värske. See on vanus või sellepärast on, et keha puhas on? Ma arvan 2 mõlemad koos. Mõlemad koos, jah. Sest mulle meeldib juua.
oo jaa, absoluutselt , kellele ei meeldi Just. juua. aga samas , kui ma ei ole 2 nädalat võtnud , stressiga ma tahaks juua . et kui mul on stress , ma tahaks juua süüa , see on nagu mina , eks , et nii kui mul on nagu mega raske , meil on tööres rasked perioodid , meil kuskil on nagu raske , siis ma olen nõus kohe nagu 2 korda rohkem sööma või jooma , eks , et Aga kui sa ütled, et sa teed nagu pidevalt trenni, mis see pidev graafik on siis iga päev natuke või mingi puhkepäevad on ka olemas? no Milline siis on alkoholi tarbimine? siis on pane korra kinni ei , tegelikult on hästi lihtne , mul on , kui ma trenni teen , siis ma ikkagi pigem tarbin alkoholi hästi vähe . Mis see hästi vähe on nagu no siis on võib-olla mingid õhtusöögid , et me läheme õhtusöögile või mul tulevad sõbrad 4 korda õhtusöögile päevas. ei , 4 korda nädalas. korra kuus võib-olla , 2 korda Okei, kuus okei. ja siis ma luban endale klaasikese 2 head džinni , et ma pigem ikkagi otsin nagu elamust , kui see , et ma tahaks lihtsalt ennast täis juua , eks , et väga okei on võtta 2-3 pitsi head tekiilat , noh , mida iganes , eks ole , aga ma otsin sealt maitseelamust . Ma ei tule , noh , kui ma tulen Kaifi ka või Dissidentsi omal käisin , siis ma alati tahtsin juua 2-3 erinevat kokteili ja leida maitseelamust kui see , et ma davai , Andrei , et anna mulle , et ma tõmban ennast täis , eks . no vahest on ka selliseid päevi. no pole ammu olnud . aga Tahtsin sama öelda, aga see oli, see oli 29 august. Kui sa olid mingi, okei, ma tahan teadlikult endast täiesti kapsaks juua. okei , Sa teadsid, et homsest on piirang, ei, 29 oligi see piirangute päev, kui Okei. sa said aru, et here we go again. Again. Nii et 11 oli baar kinni, mitte baar, müük oli kinni, onju. Ja ja siis sa alustasid . siis sa olid mingi, kas siis tuli see järgmine hommik tuli see otsus , kus sa ütlesid , et septembris ma ei joo ? ei, seda tulnud. ma teadsin juba mingi augusti okei, keskpaigast, okei. et ma ei ole ainuke, et meil on pool kollektiivi mingi challenges praegu. okei , Ja minu arust päris hästi läheb kõigil. Või nad lihtsalt joovad longerat teki all kodus, mida ma ei näe, teevad ridul suitsu. Aga see selleks on. aga tulles korra tagasi selle treeningu juurde , siis mulle meeldib ainult töötada projektipõhiselt , mul on vaja mingit räiget challenge'it ja siis ma võtan plaani , et Marko Albert , kes on siis mu parim sõber , kes on Eestis üks parimaid triatloni treenereid, siis meil on nädalate kaupa on plaanid , kavad , treeningkavad ja ma üldjuhul ehitan ikkagi oma päevad nagu selle treeningkava ümber , et kui ma tean , et mul on jõusaal või kui mul on mingi pikk jalgratas , siis ma nii-öelda sätin oma tegevused selle ümber ja ma saan ainult nii töötada . Kui mul on sellised nädalad , et Marko ütleb , et ma ei tee midagi , siis ma avastan reede õhtul , oh fuck , ma pidin 4 trenni tegema , aga 2 päeva on ainult jäänud , et et noh , siis see läheb kõik perse . et mul on vaja nagu ainult suurt plaani , mul on vaja hästi suurt unistust ja siis ma olen nõus selle unistuse nimel töötama , noh , ma ei tea , nagu loom, jah. 365 päeva või mis iganes , see on see , et kui mul raskeks läheb , siis ma ütlen , oota , ma teen seda selleks , et no mul oli hästi suur unistus võita see Tallinna Ironman , kui see oli see täispikk esimest korda Eestis , ma olen unistanud sellest , ma arvan, 10 aastat , et võita Ironman nii-öelda siis nagu meeskonnana ja me treenisin selleks ikkagi 2 aastat nagu noh , töö kõrvalt nii palju , kui ma jõudsin , eks , et aga kui see unistus täitus , eks ma lõpetasin nii , et ma olin kiirabitelgis , ma andsin endast 100, ma ei tea , 107%, ma ei mäleta , kuidas ma lõpetasin, aga ma tegin oma elu ühe parima võistluse ja mul ei ole probleemi saada endast kätte 105% või 110% ja ma tunnen ära ka , kus see piir on ja ma suudan üle nagu limiitide minna , eks , ja mulle meeldib see . See teeb haiget ju kehale. Absoluutselt, see teeb ka , aga see näitab , kui tugev sa oled vaimult . Ja mulle meeldib nagu selles , noh , kahjuks see keha kannatab selle tõttu , kuna mu vaim on nii tugev , eks , aga mulle meeldib oma vaimul nagu läbi selle treenida , et anyway , me võitsime selle võistluse ja siis oli mul nii , et tegid 180 rattaga. ja no see oli hea võistlus , aga peale seda ma ütlesin , et ma kõik jalgrattad müün maha , ma ei tee mitte kunagi enam sporti . Ja sa ei teinud seda? Ma ei teinud sporti peaaegu 1,5 aastat nagu stabiilselt , sest mul oli nii kõrini , ma täitsin oma unistuse , mission completed , next . Okay. et ja noh , siis ma võtsin jälle 10 kilo juurde ja ma tundsin , et ma olen lodev ja ma ei jõua midagi ja siis ma ütlesin , et mul on vaja uut unistust ja nüüd me töötame siis uue unistuse kallal . Nii? see on järgmine aasta juulikuus on , ma arvan , et see üks maailma kõige prestiižsemaid Ironman'e on Rotis Saksamaal , mis siis müüakse tavaliselt välja 2 minutiga , sinna saab 2-3 tuhat inimest peale ja 300 meeskonda . Miks see nii eriline on? Neid Ironman'e on ju mingi iga nädal erinevates maailma nurkades. Ja see on siuke , noh , kui Hawaii on number 1
Hawaii Ironman, mis on maailmameistrivõistlused, siis see on, ma arvan, siis number 2, et seal hoolitsetakse sportlaste eest, seal on meeletu rahvamass, seal on üks, rattatrassil on üks mägi, kus siis on nagu 10,000 inimesi nagu Tour de France'il, kes ergutavad neid rattareid, et kui sa sõidad sealt, siis kõik see rahvas on selle asfaldi peal ja sul on ainult üks väike nagu pragu, kus sa sõita saad, eks, et kõik lükkavad sind ja toetavad ja karjuvad, et Wow. noh, see ajab nagu kananaha peale, eks, et sa tahaks ju seda kogeda. Aga noh, mul on nagu eesmärk mitte ainult seda kogeda, vaid võib-olla ka seal natukene Te lähete ka võistkonnaga seal? ikka võistkonnaga ja ma tahaks seal saavutada niisuguse top 6 koha, et see siis oleks nagu siis on ka see tehtud, et siis on nagu mission completed. okei, aga füüsilistest koormusest rääkides, et mis on ikka see peamine motivatsioon, et sa ütlesid, et ma tunnen ennast hästi, mille pärast? Kas sellepärast, et sul on nagu, kas sa näed hea välja või sellepärast, et sul on lihast trimmis või sellepärast, et pigem, ma ei tea, mis see põhjus on? Pigem ma ikkagi, mulle meeldiks tunda see, et mul on nagu niisugune surnud ring, mulle justkui tundub, et kui ma trenni ei tee, siis ma ei ole füüsiliselt väsinud, aga mu vaim on nii väsinud õhtuti, ma ei saa öösel magada. Et ma ei maga hästi, sest ma ei ole füüsiliselt väsinud. Kui ma teen trenni, ma olen nagu justkui fitim, mul lähevad jälle muriidid selga, mis on positiivne. Ei pea uusi ostma. Absoluutselt. Ja ma saan magada. Ja kui ma magan, ma olen järgmine puhanud, et see on nagu niisugune ring, eks. Ja kui sa sinna juurde paned tervisliku või mõistliku toitumise, vähem alkoholi, siis see justkui võikski olla nagu cool. Ja sa tunnedki ennast kogu aeg nagu hästi. Ja järjepidev. Sa ei karju oma laste peale, sa ei vihasta esimese 2 sekundiga, sa ei lähe koju ja esimene asi, et kas sul on sellised hetki kunagi elus olnud või? Muidugi, absoluutselt. Ja teiselt poolt mulle tundub justkui, et ma olen parem inimene siis. Ma olen ühe tuttava harrastussportlasega rääkinud, kes just hakkas mingi 3-4 aastat tagasi ka liikuma sinna endurance spordivõistlust, mitte võistlust, spordi suunade poole, on ju. Ja siis ta ütles, et kõik, mis on vastupidavuse peale üles ehitatud, on ju, toob talle mingisugust nagu body, high, mind, mingi meditatiivse kogemuse ellu, on ju. Ja ta teeb seda sellepärast ja siis tema arusaam sellest oli selline, et sinu kehas on ju kõik võimalikud meelemürgid genereeritud iseenesest, on ju. Ja see on siis põhjus, miks inimesed üritavad endast sügavustesse minna kas või meditatiivselt või spordiga või kuidas iganes. Et ütles, et ma teen sporti, et umbes kaifi saada ilma aineteta. Seal on oma tõetera sees, et mis mulle muidugi hästi meeldib ja mis on mul saanud nagu elustiiliks, on reisimine ja spordi tegemine, et kui me räägime, et sa olid Tenerifel, siis ma olin ka Tenerifel minu arust detsembris äkki, seal on mingi mägi, vaata, mingisugune Teide? Jah, mul oli vaja sinna rattaga otsa sõita, eks. See on okei, whatever. Tundub mõistlik, eks. Ei, kui sa räägid tipust, siis ei. Kui sa räägid sellest platvormist, siis on okei. Nii kõrgel kui saab, sinna vist sai 2000 peale sõita rattaga, eks. Et lõppu päris muidugi ei saa, eks, et aga still see võttis mingi 7 tundi või, et aga see on niisugused, sul jäävad nagu mingid mälestused, ma üritan hästi palju käia nagu reisimas erinevates kohtades, teha oma rattalaagreid, puhkusid koos perega, eks, et samal ajal tehes tööd, et see on nagu niisugune lifestyle. Ja mulle õudselt meeldib see, et kui ma käin Mallorcal, eks ole, kevadel, kui see on hästi ilus, siis teedki pool päeva tööd, pool päeva trenni ja see ongi sinu elu, eks, et ma ei pea seda nagu trenniks, et muidugi, kui ma ikkagi trennin võistlusteks, siis seal on harjutusi ja siis see juba läheb ebameeldivaks kohati. Aga kui sa saad lihtsalt sõita rattaga ringi, mõnele meeldib jooksmine, mõnele meeldib golf, eks ole, ja kui ma saan tänu sellele käia erinevates maailma kohtades, süüa head toitu, kohvi, mõned veinid teinekord, siis mida sa veel tahad ju? Kas tippsportlased joovad? Muidugi. Ma ei teadnud. Ma tean mõnda, kes ei joo. Mõnda, kes ei joo. Okei. Aga nad kindlasti ei joo selles suhtes, ikkagi tippsportlased ei joo, kui me räägime ikkagi nagu
ma ei tea, triatlonist näiteks, noh siis see joomine tähendab klaas veini või 2 klaasi veini, eks, või peale hooaega, noh, mõned head peod. Kui me räägime korvpalluritest, jalgpalluritest, siis need on ju vanad joodikud, eks, et mina ei öelnud seda. Aga noh, siiski nad on, eks, et see no, kuidas sul see aasta spordi ja harrastusreisimisega läheb? väga hästi. Mul oli kuuks ajaks Mallorcale renditud maja aprilliks, kus ma pidin siis jälle vormi saama ja terve perega istusite lockdownis? Istusime kodus ja vaatasin aknast ja ütlesin, kurat, ei ole nagu Mallorcat. Ja noh, kõik need reisid läksidki nii, eks, et ja mina, kes ma käin siis umbes 8-9 korda aastas reisimas, olen siis, ükspäev just naisega arutasime, et kurat, et ei olegi tegelikult väga hull, et ma olin jaanuaris olin Hawaii'l, olime puhkusel perega, siis veebruaris ma olin Saksamaa messil, veebruari lõpus me olime Dubais messil, kus ma lubasin ka mõned vabad päevad rattaga sõita ja siis me käisime Soome messil, mis jäi pooleli. Et noh, keskmise eestluse kohta on nagu reisitud küll see aasta, aga mina tunnen nagu, et kurat, ma ei mitte kuskil käinud 6 kuud. Ma reaalselt kassin, sest ma hiljuti mind külastas mitte mõte, vaid tegevus, et ma vaatan lihtsalt, kuidas lennuk lendab ja ma mingi tere, ilma minuta. See oli suvaline mingi DHL lennuk ka. See oli lahe, kui see lockdown oli ära ja esimesed lennukid hakkasid tulema ja siis mul Hugo, kes oli siis 4-aastane, issi vaata lennuk, see on kuskil lastega metsas või õues ja lennuk. Tõesti. Et, aga noh, mis siin salata, ma olen viimased 2 päeva mõelnud, kuhu ma nüüd reisima läheks, sest suvi on läbi, mingi periood mu elust on läbi saanud, Ironman on otsas. Peaks kuskile minema nagu. Mul on vaja minna. Ma mõtlesin, ma olen Hiiumaale, mul õudselt meeldib Hiiumaa. Päriselt, Hiiumaa on mul nagu vaieldamatu koht, lemmikkoht Eestis. Aga mulle ei meeldi olla seal sügisel, sest seal on pime, tuuline, seal sajab, ma sõidaks hea meelega rattaga seal ei ole ühtegi inimest, mis mulle meeldib. Eriti lahe siis, kui praam tuleb ja siis 2 autot sõidab sust mööda, kurat, nii palju jälle neid inimesi siin. Aga see on siuke depressiivne seal, vaata. Tuul ja külm ja siuke, sügis on muidu tore, kui päike on, aga see pigem on selline ilm, et paneks kamina prõksuma ja võtaks 2 pitsi viina sõbraga laua taga, eks. Seda ma ei taha praegu. Ma tahaks nagu päikes, ma tahaks head espressot, ma tahaks sõita jalgrattaga, ma tahaks croissanti süüa, ma tahaks nagu midagi sellist. Tundub nagu peab kuskil Lõuna-Euroopasse minema. Ära sa räägi. Aga ma küsisin just naise käest, millistel tingimustel ma võin minna. No sellistel tingimustel sul on 2 nädalat seal karantiinis olla, 2 nädalat siin karantiinis olla ja 4 päeva oled koha peal. Ei, tegelikult praegu okei, et kui sa tuled tagasi, siis ma saan aru, et sa pead tegema testi lennujaamas, siis sa paned ennast nii-öelda self-lockdowni mingiks 4-5 päevaks, teed teise testi ja free to go, eks, et ma olen nõus. Teine küsimus on pigem selles, et sa lähed sinna ja kui sul järjest hakatakse kõiki asju jälle kinni panema, sest ega meie märtsi keskpaiku olnud Tenerife reis ei olnud ka super. Okay. Et me olime seal kokku mingi 10 päeva, 6 päeva full on igal pool ja käisime ja nautisime ja nii edasi ja siis oli kliks ja see ei olnud nagu Eestis, et mingi sa võid maski kanda, võid mitte, poes ära käi hommikul, see oli niimoodi, et lockdown, kinni. Just. Ja me olime viimased päevad hotellis, kus toast lubati välja ainult hommikusöögiks, lõunasöögiks ja õhtusöögiks, that's it. Paradis 2 lapsega oleks ideaalne seal olla. Ainult toas, kõik basseinid, kõik mänguväljakud, kõik olid kinni. Öösel smuugeldasin ennast rõdul tallal, mõtlesin, et lähen ujuma. Seal oli rand kõrval, on ju. Ja siis kõnnin rahulikult mööda teed, kedagi ei ole ja tulen randa ja võtan püksid maha ja politsei põõsas mingi the fuck you do nagu 9:30 õhtul. Okei, ma olen siin üksi, mida sa jaurad, nagu mitte kedagi ei ole. Kalad saavad viiruse. Ja põhimõtteliselt peksis mind rannast välja ja ütles, et mine kohe ja oligi kõik, ei lubanud isegi ujuda. Nii et ei, see on segane. See on segane. Nii, meie tänane 3. teema. Kas meil on midagi veel rääkimata? Midagi veel rääkimata. Ära joodud küll, väga hea oli. Kui ma lähen poodi
ja ma näen nüüdseks juba suht igal pool teie puljongeid, näiteks viimane kokkupuude oli eile Haapsalu Rimis okei. ja nad olid seal vist isegi mingi alega kuskil nagu eraldi väljapanekuga esindatud ja nii edasi, on ju. Mis on see, kui me räägime tootest või teenusest, on ju, ta peab ju sinu külalise või ostja muresid lahendama, on ju. Mis mured lahendab Food Studio kanapuljong? Me oleme nagu, kui me alguses selle ideega tulime, et miks me seda üldse teeme, siis me tahtsime teha jälle nagu tüüpiline Elgar, eks ole, et me teeme maailma parima kanapuljongi, mis peab olema restorani kvaliteediga ja maksma, eks ole, 2 eurot ja kõik oleks õnnelikud. Ja siis mõtlesin, et fuck, et mis see, oota, stopp, mis see idee tegelikult on? Ja tegelikult me müüme aega. Et ehk siis nii lihtne, see on nagu, see ei ole see vastus, mida ma öelda tahaks, aga tegelikult me müüme aega, et kui sa oled koju ja sul on seal, ma ei tea, tüüpiline näide, eks ole, Eesti perekond, 4 inimest, mees, naine, üldjuhul kokkab naine, eks see, kõik käivad tööl, lapsed tulevad koolist, lasteaiast, siis sul tegelikult on aega 10-15 minutit, et toit serveerida. Enne kui need lapsed kaklema hakkavad, karjuma hakkavad, mees on tige, näljane, kõikidel on tuju paha, eks see. Siis see sama kanapuljangi näide, et sa võtad selle kanapuljangi, sa paned sinna külmutatud juurikad sisse, sa paned frikadellid sisse, sa ajad selle keema ja sul on 10 minuti pärast supp. Ja see on see mõte, et me müüme aega. Või ma ei tea, teed pelmeene, et sa lihtsalt mitte ei kasuta vett, vaid sa paned puljangi keema, kallad pelmeenid sisse ja sul on 10 minuti pärast suurepärane toit, eks. Kasmetega sama lugu, et ma ei tea, karrid või kas või kukeseene kaste, eks ole, sa paned pasta keema, sa kallad kukeseene kastme peale, 10 minutit toit. Et kui me alguses ajasime miks see väljund on just nagu puljongites? Okei, nüüd ma näen, et kastmed on olemas, aga esimene toode oli ikkagi puljong, on ju? Sest puljong on köögis ikkagi ju põhitooraine. See on absoluutselt, kui sa mingit toite teed, see on puljong. Ma kujutan ette, et baaris on see suhkrusiirup, mida igale poole paned või sidrunimahl või mõlemad, jah. Just, et aga köögis on täpselt samamoodi. Ja kui paljud inimesed oskavad sul seda kodus tegelikult ise hästi teha, eks, et või okei, suhkrusiirupit võib lihtsam teha sellest ajaliselt, aga head puljongid sa alla 6-7 tunni see keeda, eks, kus sa kondid saad, kes see teeb siis, terve maja haiseb sul, sa tahad seda kalapuljongit keeta, aga terve maja haiseb, eks, et milleks, et kui sa lähed poodi, kui see on mõistliku hinnaga sinu jaoks, meil täna see suur pakk puljongit on 3,5 eurot umbes, siis 3,99 oli Selveris, Arsenalis. Siis see oli Aasia puljong, see on kallim. Ja, okay. See on eksklusiivsem. See on Aasia. aga ütleme, et me üritame kõik need tooted hoida ka sellise mõistliku hinnaga keskmise inimese jaoks, et ta ei, kui me alguses olime võib-olla liiga mõtestatud restoran, gurmee, punase veini kaste, bla bla bla, eks, et siis me täna ikkagi mõtleme see, et lapsed, pere, fast, aga et see toode peab olema fucking puhas, ilma ühegi e-aineta. Kõik see kraam, mida me kasutame, on see, et ma tean, kus see tuleb, ma tean, kes seal taga on, ikkagi see puhtus, ausus, eks ole, ja see kvaliteet, et need on need põhiasjad, mis me tegelikult täna, millel me rõhume. Kas see on mahetoodang või? Meil on mahetoodang ka olemas eraldi, jah. Mahetoodang kahjuks läheb enamasti kas siis Eestis biomarketisse või siis nii-öelda ikkagi eksporti. Okei, et ei suuda praegu nii palju toota, kui tahetakse või? Me suudame toota, aga eestlane ei suuda see mahepuljongist maksta täna veel. Aga rootslane suudab ju? Rootslane suudab, jah. Rootsi müüme ka ainult mahedat. Et meil tegelikult on ka nii, et kui me kasutame täna veisepuljongi või kui me toodame veisepuljongi, siis meil kondid on mahedad, anyway. Sest see on nii palju kvaliteet, on parem. Samamoodi kanaga. Meil tegelikult see samas kanapakis on mahe kanakont. Okei. Aga kuna porgand ei ole mahe, sibul ei ole mahe, siis me ei saa nimetada, et see on mahe, eks. Mul on 2 küsimust järjest. Esimene, kuidas see tootmine välja näeb? Sest mina kui inimene, kes ei ole seda näinud, ma kujutan ette, et teil on lihtsalt suured potid seal. Basically, jah. Ja teine, et mida te ülejääkidega teete? See on väga hea küsimus. Nii, esimene, kuidas see tootmine välja näeb? Tootmine on meil, ma mäletan, kui me sellega 4 aastat tagasi alustasime, siis meil oli 180 ruutu pinda ja... Kas see asub Tallinnas kuskil? Jaa, Mustamäel. Vanas Fatseri leivatehases. See lõhnab hästi. Leiva ja puljongi järgi on ju. Aga leiba enam ei tehti. Eriti hästi lõhnab siis, kui me teeme punase veini kastet. Siis terve hoov on seda, me keedame veini kokku ja terve hoov on seda veini haisu täis.
ja siis, kui ma lähen vahest autoga sinna, punase veini kaste et anyway, kui me tegime seda, siis me panime oma 2 suurt potti, esimene oli vist 300 liitrine, teine mingi 150 liitrine, panime keset seda tootmist sinna püsti ja mõtlesime, et mida me selle ruumiga siin peale hakkame, miks meil on nii palju ruumi vaja? Ja noh, siis ma arvan, et niisugune 6 kuud hiljem mõtlesin, fuck, kuidas me siia ära mahume, meil pole neid asju kuhugi panna, eks, et kas see äri ja tootmise püstitamine oli selline, et teil oli inimene, kes tegi mingi production plaani ja vastavalt sellele no, õnneks Indrekul oli see know-how olemas, eks. Okay. Aga ma ütlen kohe alguses või see oli niimoodi, et võtame 2 potti ja siis hakkame müüma ja siis pärast vaatame, kuidas see kasvama hakkab? Ma ütlen üks hea vahelepõige, et mul on elus olnud 2 äri, mis Excelis ja äriplaanis ei ole mitte kunagi lubanud nagu mingit helget tulevikku. Esimene oli Food Studio, mis on tänaseks 11 aastat vana, ja teine oli puljangid. Et me pidime puljangid müüma nii palju, et tulla nulli, et see tundus kosmos. Aga kuna see passion oli nii suur selles osas, ma ütlesin, no see nagu challenge selle, fuck, ma teen selle ära. Siis, noh, siin me oleme, eks, et 11 aastat on nagu seda tehtud, 4 aastat on puljangid veetud. Juba 4? Jah. Holy shit. Et selles suhtes, noh, alati ei pea olema see Excel nagu see, mis, kui sa nagu räigelt usud midagi, ja sa tahad teha ja kui sul on nagu meeskond ja võib-olla noh, sa ikkagi saad aru, et selles võiks olla midagi erakordset või teissugust. Kas teatud mõttes ka jopamine? Kindlasti, et sul peab olema kas, noh, ma ei tea, hea näide, kuidas on nagu mitte jopamine, see sinu kaifilugu, et sa avad, eks ole, jaanuaris low seasonal mere ääres koha ja siis 2 kuu pärast tuleb COVID, et noh, kui palju sul veel joppamist peab olema, et noh, see joppamine oleks võinud ju ka teistpidi olla, eks, et ma mõtlen, et alati nagu see joppamise küsimus ka ja kuidas inimesed vastu võtavad, eks, et kui sul turundus on hästi tehtud ja nii edasi, et ja kas seda toodet kellelgi vaja ka tegelikult on. Noh, meie mõttes see puljangite lugu algas nagu sellest ju tegelikult, et maailmas sellist asja oli USAs tehtud natukene ja kõik Euroopas ei ole täna seni käsitöö puljangit. Mis on jube tore, sa mõtled, et meil pole ühtegi konkurenti, eks. Aga hästi paljud võtavad ka selle pakku, et what the fuck, mis ma teen sellega? Miks mul seda vaja on? Oota, see ei olegi powder. Miks ma mingi puljang on ju powder. Yeah. Oota, see maksab 3 eurot, nalja teete, kuubik maksab 10 senti. Yeah. Et noh, aga kui sa saad ühel peal lapsed juba, siis sa, või kui sa oled natuke tervislikum toitu, siis sa vaatad, oota, kuubik, mis siin, noh, kuubiks on 99% soola, 5% Mendeleevit veel, eks, ja siis on 0,5% kana. Transhapet või transrasvad. Noh, meil on täna on siin 90% kana ja hiljuti ütlesin seltskonnas, et ja need transgender rasvad, kõik olid mingi transgender rasvad. Aga oota, esimene küsimus oli poti, meil on niisugused suured 300-liitrised potid ja neid on meil seal täna siis juba mingi 10 või? Ja te kuumutate neid gaasiga või elektriga või? Me kütame neid elektriga täna soojaks ja siis, noh, siis ta võtab palju elektrit alguses. Pärast, kui ta nagu podiseb selle vaikselt, siis ta ei võta nagu suurt midagi, eks. Ja noh, mis on huvitav, siis me just täna teeme oma tootmist 3,5 korda suuremaks, et COVID andis meile selles suhtes nagu mõned plussid, et meie kallid naabrid läksid pankrotti, me saime endale mõned 100 ruudud lisapinda ja täpselt samal hetkel, kui meil oligi vaja, et noh, nii-öelda kasvada, siis nii-öelda me täna ehitame ja laieneme, eks, et ma loodan, et see julge hundi rindel rasvane, et COVID ajal siin nagu tootmist 4 korda suuremaks teha ja inimesi juurde võtta on nagu päris siuke, noh, mõni õhtu mul see uni nii hästi ei tule, eks, et aga ma ei tea, ma arvan, et see on lihtsalt mingi teatud mõtteviis, sest meil selle piiranguga ei lähe justkui väga hästi praegu. Aga me mõtleme kohe uue koha peale ja töötame selle kallal. Ma ei tea, miks. Ma mäletan, kui ma sinuga kunagi kohtusin ja siis sa ütlesid mulle, et ma müüsin kõik maha ja fuck, siis sa olid prikes tööl ja aitsid meil seda kokteilikaarti ja ütlesid, ma ei tee mitte kunagi kokteilibaari. Yeah. Ja teine asi, sa ütlesid, ja kui sa kunagi peaksid kokteilibaari tegema, siis selle pakuta mitte kunagi kohvi. Ja kui ma tulin teie avamisüritusel kaifi, siis vaatasin, mis junn see siin nurgas on? 2 korrusel on kohvimasinad. What the fuck? Kokteilibaari kohvimasin. No inimesed ju muutuvad ja Tõsi. Nende arvamused muutuvad, nii et isegi sina? Jah, ma pean oma sõnu sööma lihtsalt. Okei, tootmine tootmiseks. Kasvate ja teete, lihtsalt keedate pottides. Unbelievable on ju. Mis te ülehäkke tegelikult teete? Ülehäkke, jah. Kontide ja mis
mis need ülejäägid veel on? no meil ongi Kondid ja mingi juurikad, just, noh, sisuliselt, mis meil üle jääb, on täna, kui me võtame kanapuljangi, meil jääb üle porgand, sibul, kanakondid, maitseained, mis seal sees on, noh, ürdid, eks ole, sihuke jääb üle. Ja seda sodi on nagu päris palju. mis teete sellega, komposti või? Täna me maksame selle eest iga kuu umbes 1000 eurot, et see nii-öelda kolmandasse kategooriasse viia, eks see. Aga mida me hakkame tegema, on see, et me täna vaatame endale, suur idee on uue tootmisega muutuda zero waste'iks, mis on tänapäeval siis kõige popim asi ever. Yeah. Tootmise mõttes ma ei tea, kui palju on tootmises zero waste tootmisi, et selles osas me ostame hiige suure kompostri, mis on umbes sama suur kui see kuradi tuba siin, ja mis 24 tunniga suudab siis ära komposteerida need porgandid ja väiksed kondid mullaks. Ahah. Seal on mingid ussid sees või? Ei, seal on soojus sees ja seal on ventilatsioon sees ja niiskus. Et ehk siis umbes, ma arvan, 3-4 kuu pärast võite poest otsida Food Studio mulda. Ehk siis kõik kalamaja hipsterid saavad hakata fossiilikut kasvatama meie nii-öelda selles super-hyper mullas, sest see on nii võimas, et seda on vaja hakata tavalise mullaga lahjendama, eks. No ühesõnaga, anyway, me ei tea, mida me selle mullaga teeme. Cool, mul on mingi 5-6 kanepisseemnet kuskil olemas, Amsterdamist toodud. Super. Otsingi head mulda praegu. et pigem on see suure pildi mõte, et vaata, me tegelikult ju kasutame täna lihatööstuste jääke, kont. Kas te maksate selle eest? Me maksame selle eest, noh, seal enamuses sellest maksab see taara, noh, see pappkast, see transport, see kogu, noh, see töö. Aga, ei, ma räägin toorainast praegu. Ja ei, ma mõtlengi selle, noh, nii-öelda kui ma ei tea, mõni lihatööstus meile neid konte nagu annab, siis me ikkagi mingit senti peame maksma. Tegelikult segan vahele korra. Just täpselt, mida sa ütlesid praegu tavatarbija kohta. Puljang, vare, 3 euri, miks ma pean seda ostma, esimene on ju. Teine, no mina kui noor ettevõtja on ju, siis ma ikkagi vaatan seda ärilises mõttes. Põhimõtteliselt samade küsimustega nagu puljang, okei, ta on tervislik, säästab aega, kuidas ta raha teenida. Aga siis praegu hakkab juba make sense ima natuke, et kui tooraine on ju tegelikult, ma ei tea, tooraine ei ole ju kallis. No juurikad on kallid. Juurikad, jah. Et kont on nagu mõistlik, aga noh, päeva lõpuks, mis seal tootmises kallis on tööjõud, on üürid, on investeering ja noh, on turunduseks. Et see pool on nagu kindlasti nagu, noh, ega see marginaal, noh, suurtes toiduainetööstustes on samamoodi, kui see neto marginaal on 5-6, siis see on mega hea. Me täna rihime tagasihoidlikult 20. Ehk siis me tahame 4 korda teha rohkem raha kui nii-öelda suured. Aga noh, siin ongi see mahu küsimus, et suured toodavad võib-olla 6 sama palju raha käivet, kui me teeme aastaseks. Et noh, siin, eks see nissiäris ongi nagu, nissiäris peavadki olema suuremad marginaalid, eks. Et kui sa võtad meid või muud või noh, me ei saa võrrelda ennast, ma ei tea, Felixi või Salvestiga, eks, et nende, ma ei tea, võib-olla nädala käive on sama suur, kui meil on aastaseks, et ja lihtsalt see ongi see passioni küsimus, eks, ja suur tootmine versus väike tootmine, eks, et ja no teine küsimus, et kui kaua see tootmine on väike veel? 3 aastat. Ja siis on juba suur. Siis on suur, aga noh, still nagu handmade, eks, et me nagu kindlasti me ei muuda ära oma seda põhiolemust, eks see oleks naturaalne, et see oleks käsitsi tehtud ja et see oleks nagu fucking hea ja aus asi, et me ei muutu nagu suurtootmise mõttes suurtootmiseks, eks, et meil on ainult suured masinad, ühtegi inimest ei ole, kes vajutame nuppu ja ootame kuni kuubik välja hüppab, eks ole, et seda ei juhtu, eks, et noh, perspektiivi osas, kui me räägime ekspordist täna, siis kui me eelmise aasta käive oli siin alla 600 000 euro. Kokku või ainult eksport? Kokku, kahjuks. No see on ikkagi, noh, ma räägin väike äri. Et ega see mingi paar ei ole, kes saab niimoodi kasvada, eks. Ja siis see aasta me liigume siuke 800-900 suunas, ehk siuke 30% kasvu isegi selle COVIDiga. Ja noh, me ikkagi järgmine aasta meil on see pigem ju tasub ära praegu COVIDil, et inimesed on kindlasti kodus rohkem inimesed teevad kodus süüa rohkem, see kodumüük kindlasti on Eestis meil kõvasti kasvanud, me oleme ka turundanud rohkem ja võib-olla nii-öelda selgitanud seda toodet rohkem,
ekspordi osas on jälle kõvasti, me oleme vastu näppe saanud, et kuna me müüsime sinna nagu alustega ikkagi oma kastmeid restoranidesse, mida täna ei osteta, või noh, nüüd jälle uuesti algab, siis me ikkagi 4-5 kuud kaotasime, eks, et ja noh, päeva lõpuks on meil ka päris uued tootesarjad tulemas, et me siseneme nii-öelda lemmiktoidu ärisse. Ennetasid jälle minu küsimust. Vabandust, Kirimi tagasi tahad küsida või? Kõik hästi, jah. Et selles suhtes, noh, ega päeva lõpuks seda kanapuljangit me võiks ju keeta nagu hommikust õhtuni, lihtsalt me täna ei suuda seda nii palju müüa veel, kuna me peame ka tarbijad harima. Ja see, et meil ei ole Euroopas konkurenti, väga lahe, aga samas see on ka väga raske, et me peame selgitama kogu aeg, mis see on. Pluss tuleb ju inimesi juurde, ma arvan, turule, kes on mingi wow. Nagu Seedlipiga oli, nad olid esimesed täpselt siis umbes täpselt 8 kuud ja praegu on turg no isegi Eestis on meil siin üht-teist ju 3 või 4 tükki on Eestis juba? jah. Wow, okei. Lahendage oma, siis on Fluere ja MV müüb seda. Seedlip ja ma võin eksida, aga minu arust üks oli veel alkovaba poes seal Luha tänaval. Muidugi päris naljaks on, kuhu elu jõuab, eks, et kui kunagi Enn mul Põhjala Enn siis ütles, et see on kusjuures ka Noblessneriga seotud lugu, eks, et ma ütlesin, et mulle see käsitööõlu endale üldse ei meeldi, mulle see humale ei meeldi, see on nagu ma olen nagu vale mees õlut hindama, kes joob aastas 4 pudelit õlut, eks, aga ma Saku originaali ma ei joo, sest see ei maitse mulle ja Põhjalat ma ei joo sellest, et see ka ei maitse mulle, on. Ja siis ma ütlesin Ennule 4 aastat tagasi või 5 aastat tagasi, kui me seal Noblessneris olime, või aastaid veel tagasi, et kuule, et miks te ei võiks teha nagu selleks premium õlut, mis olekski kallis, mis maitseks hästi ja mis ei oleks nii kuradi fucking nagu humalane. Ja siis Enn teatas mulle, et Helgar, me teeme siiski kunsti. Ja teine hea pärl oli, kui ma ütlesin, kuule, aga alkovaba. No siis tuli see kohvimasina jutt. Never. Enn ütles mulle seda. Nüüd ma joon seda virmalist kodus, et kurat, päris hea on, väga hästi tehtud, on. Ja siis ma joon seda, tuleb iga kord see Enn, ma mäletan, Enn oli seal Noblessneris, külmetasin seal Enn ütles, et never. Jep. Et nii see elu läheb, on. Nii läheb ja peamegi Ennuga oma sõnu sööma. Täpselt. Ja kusjuures virmalistega on põnev lugu, et meil on üks kraanielu, see on Pilke, on ju, Pilsner tavaline nagu ta on, on ju. Ja siis meil on mõned pudeliõlled ja mahutoode on muidugi see pilkikraanist, on ju, ja teine mahust on virmalistelt 0, sest inimesed, meil on eraldi alkovaba joogikaart olemas, sest praegu on lihtsalt mahud suurem ja vähem külalisi ja nii edasi, aga suvel meil läks alkovaba jooke sellise tempoga, et me panime 1 kraani alla alkovaba kokteili. Siin tahaks korra meelde tuletada, mäletad, kui ma rääkisin sulle Noblessneris, et kuule, et teeks siuksed nagu päris alkokokteilid, alkovabad, mäletad selle? Sest ma ei oska, keegi ei teeni, keegi ei jooni, mõtlesin, kuule, nii palju inimesi tuleb järjest rohkem, et miks me ei võiks nagu pakkuda head kokteili ilma alkoholite? Ma rääkisin sulle seda 10 aastat tagasi. Siis ei olnud Seedlipi veel. Ei, pole mitte midagi. Ja sina ütlesid, et et see ei ole teema, sa ei usu sellesse ja sa ei oska teha. See oli see vastus. Siiamaani ei oska. Aga Seedlipiga on lihtsalt natuke lihtsam, sest sa teed aga mõtlen, kas mina, kes ma ei taha nagu võib-olla kogu alkoholi juua, ma olen välja, ma olen nõus kulutama see 8-9 eurot selle kokteili peale, aga sul ei ole mulle mitte midagi muud pakkuda, siis kui alkoholivaba mohitot, mida ma ei taha. Just. Et selles suhtes see Seedlip on nagu või see Seedlipi stiilis asjad on nagu üli asjad, ja see baar saab mult, või söögikoht saab mult ju raha ära võtta. Ma oleks nõus 2 kokteili jooma, see on 20 eurot jälle, et ja siuksed inimesi on ju rohkem ja rohkem ja rohkem, eks, et kaasa arvatud mina siin septembris, joon puljongeid kohviga ja nii edasi. Nii, aga tagasi meie jäneste juurde. See on siis kõige suurem mahutoode, on ju? Kanapuljang. See on sinu pensionifond, on ju? No esialgu on see kõik mu pensionifondi ära söönud. Ma tean. Ei, ma üks päev ütlesin, ma ei mäleta, mu sõbrale, kelle mõtlesin, et kui see kõik perse läheb, siis ma pean jälle tööle minema. Aga tööle ma ei tahaks enam kunagi minna. No kellegi alla. Ja siis me hakkasime fantaseerima selle sõbraga. Et kuhu sa läheks, on ju? Ei, sa kujutad ette, et sa läheksid kuskil kontorisse tööle, sul on mingi 3 ülemust ja siis küsivad,
Helgar, kell on 8:10. miks sa ei ole miks sa ei ole juba tööl? Puhkusele, jälle lähed puhkusele, alles olid puhkusel Yeah. ei, sa ei lähe puhkusele. Nagu mängisime seda mängu veits ja siis tundus mulle okei, ma pean kiiremini, paremini, kaugemale tegema, et ma ei peaks kunagi tööle enam minema. Minu kõige creepim hetk sellest on see, et näiteks praegu on mingi 12:30 päeval, on ju. Ja no mul ei ole praegu tuju tööd teha. okei. See ei tähenda, et ma töötan vähem per nädal. Ei no fuck, ettevõttina sa tead, et sa töötad ju Pigem 24/7 ja Jaa. kogu aeg sa mõtled sellele, eks, et väga lihtne on olla Ja nagu öösel ärkad, vabandust, kusele, Jah. paned oma mõtte kirja, Täpselt. lähed, käid kusele ära. ma tean seda mõtet. Nii et jah, või tegemata asjad, mis sa oled ära unustanud. Fuck! graafiku järgi töötamine tundub väga Imeline, 10. on plekk arvel ja tšau. jaa, aga seda plekke on alati sama palju. Ei või olla nii, et üks kuu sa oled mingi perse, kuidas ma palgad välja maksan, teine kuu on mingi ok. Ma vahest räägin naisele kodus, et mäletad need head ajad, kui ma tööl käisin. Siis, kui ma rikas olin. Ideaalne, on ju. Aga ei, no päeva lõpuks, eks ongi, ettevõtluses on oma nagu võlud, on ju, sul on oma vabadus, hirmud ja sa saad riskida, aga sul on nii-öelda vastutus nende inimeste eest, et kui me ikkagi täna vaatame, et meil töötab siuke 10-15 inimest, siis noh, tegelikult sa pead ju nendest kõigi eest vastutama, eks. Et kui sa kedagi pead ära koondama või koju saatma, noh siis see ei, võib-olla ma olen nagu liiga inimeste inimene, aga no ei ole väga mugav, ma ei ole siukene asshole, et kuule, fuck off, kao minema, eks, vaid pigem on nagu raske äkki liiga väike ettevõte, kui sul on mingi 270 inimest ja pluss ja ei no kindlasti, et aga siis sul on keegi nagu, kes seda tööd teeb, eks ole, et ei, selles suhtes muidugi ma olen nõus, aga noh, väike meil on ka pigem selline tunne nagu okei, mul on nüüd perekond olemas ja siis mul on mingi enda klaan või tribe veel, on ju, kellest sa tunned nagu vastutust ja nii edasi. Ok. Ei, aga see tundub küll siuke pensionifondi 4. samba moodi asja, on ju. no ma ise nagu olen öelnud, et me tahaks sellest ikkagi teha 10 milli euri äri, eks, et 20% kahekesi. 2 omanikku on teil. 2 omanikku. No siis juba nagu ei, eks päeva lõpus, kui me nüüd ikkagi suureks lähme, siis me peame oma potti potti jagama, sellepärast, et kui me räägime siin ikkagi, noh, me praegu teeme, investeeringumaht on niisugune, lähes 500 000 jälle, et noh, seda me veel üritame teha pankade ja oma finni ja sõprade rahadega, eks, aga noh, kui me räägime suurest tootmisest. Sul on selle 3 F-i reegel või, Friends, Fools and Family. et aga kui me räägime ikkagi noh, tootmisest, mis maksab 2-3 milli euri, siis noh, selge on see, et seda on vaja, potti on vaja lahjendada, eks ole. Funderbeam on variant, no tegelikult Funderbeam on meid kutsunud ka nagu kogu aeg, aga mina olen see pidur olnud ja öelnud, et liiga vara on veel, et mulle see value pool ei ole nagu meeldinud, eks, et ja noh, samas ma pigem olen mõelnud niimoodi, et kas meil on kasu nendest 1000 inimesest, kes tuleb ja paneb see 100 eurot või paari inimest, kes oleks selles suhtes nagu, kes paneks suurema summa, aga võib-olla isegi see summast tähtsam on nende nii-öelda kas siis tutvused või oskused või kontaktid, eks, et pigem me oleme täna oma tiimiga niimoodi ehitamas, et meil on päris palju hästi põnevaid inimesi liitunud meiega, kes on 3 korda targemad kui mina ja ma lubasin endale aasta tagasi, et ma ei võta enam ühtegi inimest tööle, kes on rumalam kui mina. Et siis noh, vaata ise ka arened ikkagi, et kes on kõik targad on lauas, et siis ei noh, ühesõnaga see mõte on selles, et me ehitaks ikka tiim, et meil on toode, aga meie tiim on nagu meie teine suur väärtuseks, et ja see tiim on nagu üli nagu hea. Ilmselgelt me täna seda tiimi ei jõua varsti enam nagu palgata raha mõttes, sa pead ka hakkama optsioone pakkuma, sa pead mingeid lubadusi andma, eks ole, edu puhul jagama seda, mis on ju tegelikult okei. Muidugi. Et parem ma olen nagu edukas väikse osalusega kui mitte edukas ja suure osalusega, eks, et mis see päeva lõpuks siis kasulikum on, eks, et Vau, nii palju sarnasusi meie praeguse väikse putkaga seal Noblessneris. Nagu, ma ise usun, et see mõtteviis, et vahetele mida sa teed. Kas sa teed nagu seal müüd oma pirukeid, kas sa noh, nii-öelda teed suurt äri, eks ole, aga su mõtteviis on nagu selline. Üks meie püsikas ütles meie kohta, kui me rääkisime samal teemal umbes, siis te olete startup bar oma nagu mõtteviisil, siis ma olen mingi, mis asja sa et pärast ketrasin seda mõtet natuke peas, mõtlesin, vist nagu ongi, sest
jah, me pakume seda sama gin-toonikut ja Aperol Spritz, on ju, front-endis, on ju, aga kogu meie back-end ei ole kohe kindlasti tavaline Baar, traditsiooniline konservatiivne baar, on ju. Jaa, päris cool. Nii, aga meil on olemas puljongid, nagu ma ütlesin sulle varem, seda ma ei ole isegi proovinud veel, kastmed. See on loogiline jätk, et vaata, kuna puljang on sul olemas, eks, sa pead oma portfelli suuremaks ajama, noh, palju seda kanapuljangit ikka juua jaksad, eks, et või suppi teha, noh, sa tahad ju, sa teed ju muud toitu ka, eks, et noh, punase veini kaste oli meil esimesel, mis meil tuli, et see oli nii, las ma üritan ennetada. Kas järgmine tooteliin on salati mingi dressing või? olemas juba. On olemas? On olemas, poes on olemas. Ja see tuli ainult, kusjuures ma ei tahtnud kunagi seda salatidressingut teha, sest turg on täis nagu niisugust sitta salatidressingut. Oot, Imrel on ju olemas Caesari majonees. Imre teeb Caesari, jah. Et, ja Caesari ma ka teha ei tahaks, sest siis ma hakkaks seda sama toodet tegema, et me nagu Imrega rääkisime, et tema ei tee puljangit ja mina ei tee Caesari, et tundub nagu fair play, eks, et no Eesti on ju nii väike, et miks me nagu hakkame üksteisele nagu sittuma taskusse, kui tohib nii öelda. See juba kõlab nagu kartelli no natukene küll, jah, eks me oleme siin suur kartell, et aga puljongid ja restitud peedi hummused. Aga päeva lõpuks ongi see, et kui me räägime tootearendusest, siis iga tootearendus tuleb mingisugusest, kas siis vajadusest, kas siis mingist tagasisidest või siis hoopis kolmandast turust näiteks, eks, et kui me see aasta võitsime siis Gulfoodil, mis on siis maailma üks suurimaid toidumesse, me võitsime siis kõige innovatiivsema mahetoote auhinna, mis oli siis aedvilja ökopuljong, et sellist auhinda ei ole minu teada võitnud mitte ükski Eesti toiduainetööstus, rääkimata siis niisugustest hobikuttidest, nagu meie oleme, kes midagi põlve otsas teevad, eks. Ja see tegelikult näitab, vaata, et me teeme õiget asja, et selline suur tunnustus nagu, seal oli 500 tööd esitleti sinna ja me võitsime selle, et saime šeikidega õhtusöögil käia ja see oli päris lahe kogemus iseenesest, on ju. Aga jällegi, noh, sealt me saame aru, et see saab öelda, et nagu üldpildist rahvusvahelise tunnustuse poolt olete justkui Unimpeerium alkoholimaailmas või? Võib-olla me ei ole nagu nii palju võistlustel osalenud, aga jah, selles suhtes, et meil mõned märgid on, mis on nagu lahe. Väga cool. Ja me näeme, et see vegan äri kasvab, meil on endal väga hea aedviljapuljang, eks, ja aedviljapuljangid muidugi sellega kiirelt on hea lugu, et kui me seda tootma hakkasime, siis mõtlesime, et see on kõige lihtsam, et paned aedviljapotti, keedad puljangi valmis. Soola, pipard, jah. Aga seda me panime kanalisatsiooni ikka nagu terve suve. Sest me ei saanud seda retsepti paika, kuna me pakendid on nii kallid, siis me mõtlesime, et me ei hakka seda porgandivett sinna pakki kallama või panema, mis me teeme sellega pärast, eks, et okei, kasutame foodsutus ära, okei, meil ei lähe seda nii palju, et keedad kokku, saad nagu mingi, niisuguse. Ja siis panime iga hommiku kanalisatsiooni. 3 kuud me lasime seda kanalisse, seda aedviljapuljangit, et kui lõpuks Indrekul tuli idee, et ma vist tean, mis meil puudu on. Ja siis oli... Siis ta pani sinna 70 eurost kuivatatud seda puravikku ja maitse oli paigas. Aedviljapuljang on siiamaani meie kõige kallim toode, et seda meil tegelikult ei tasuks üldse müüa, aga see on nagu selline, mida teistel kellelgi ei ole ja mida väga-väga raske järgi teha. Ja kuna see veganlus nagu ekspordi mõttes nii kõvasti kasvab, et meil on mingid ideed täna juba... Ekspordi, aga siseturul? Siseturul on ka okei, aga kindlasti kanapuljangit ostetakse ikka 10-15 korda rohkem, eks, et aga meil on tulemas nii-öelda need vegekastmed, meil on tulemas täitsa eraldi sari on pet food, ehk kui sul on koer, siis me hakkame su koerale puljangit keetma. Yes. See on natuke sama lugu, et... See on mõeldud samadele inimestele, kes käivad mingi koerte barbershopides ja... Ei, tegelikult see on ikkagi otseselt vajadusest, et puljang on väga hea su seedimisele, see on väga hea su immuunsüsteemile, vahet elavad see inimene või loom ja kui sa mõtled, kuidas 90% koeri toituvad, siis nad toituvad ainult krõbinatest, mis on kuiv, sinna paned liquidi peale, liquid cold'i ja koer läheb palju rõõmsamaks, eks. No see on natukene sama, ma arvan, võib-olla, et kui ma tulen sulle alla korrusele ja sa paned mulle kraanist kokteili. Et esimese asja, what the fuck? Ja siis teise asja, okei.
päris hea mõte. Et aga noh, me oleme see, seda ei, ma saan aru, kogu see no vaata, meil on päeva lõpuks vaja ära nii-öelda katta kogu ring, et meil on beebid, meil on inimesed ja meil on lemmikloomad. Siis me saame võtta nagu kogu selle circle'i nagu beebidele meil täna midagi veel ei ole, kuigi ma ei näe, et miks meil ei võiks olla, eks, aga noh, meil lihtsalt ei ole antud tootmises võimalik seda teha, et kui me kunagi suuremaks lähme, siis me kindlasti tahame siseneda nii-öelda lastetoiduturule ja teha jälle sellist nagu revolutsiooni võib-olla, et teha nagu päris lastetoitu, mis oleks värske, mis ei oleks ära tapetud kuumuse poolt, eks, et seal oleks nagu päris elu sees, et noh, niisugust nagu nii-öelda kodusstiili või et kui sa teed kodus lapsele omal, ma ei tea, kõrvitsapüreed, noh, siis ta kurat ongi kõrvitsapüree, eks, et siin ei ole vaja panna mingit sodi sisse, seda ei ole vaja ära tappa, eks. Seda arusaama peab esiteks vanemate peades natuke paika tuunima, sest kui sa lähed praegu peaaegu ükskõik, mis heasse restorani on ju, kus on laste menüü olemas, siis maksimum köögilend seal on mingi kanapasta on ju, koorega. Ja kui suur üllatus oli meil naisega, kui me käisime paar aastat tagasi pikemalt Lõuna-Aafrika Vabariigi reisil on ju, ja siis sealsetes restoranides laste menüü oli selline, et kui me tellisime neile praade, siis me oleme mingi holy fuck, see näeb nagu paremini välja kui minu mingi lambakareed, mingi pastinaagi püreega ja mingi Aga miks peab lastel üldse eraldi menüü olema? Ma ei kujuta ette. Miks eriti selline nagu meil igal pool. Et ma mõtlen, et miks mina söön mingi maheveisebufi ja minu laps sööb mingi lihapalle Rakvere lihapalle Felixi ketšupiga. Täiesti putsis. Ma mõtlen nagu seda, et noh, nii-öelda olles ise restorani pidanud, olles 2 lapse isa, eks, et väikse lapse isa, et nagu no me ikkagi käime nagu perega söömas, me sööme nagu kõiki asju läbi segi, eks, et me jagame, me proovime, lapsed söövad kõiki asju, et noh, kui sul on kanapasta menüüs, siis noh, täiskasvanud inimesele, siis sama kanapasta võib ju ka lapsel olla, eks ole. Miks selleks on vaja osta Rakvere lihapalle, on ju? Või kui sul on nagu käsitsi tehtud jaa, aga sa oled minuga nõus, et see on väga laialt kasutuses meil igal pool. Absoluutselt. Ja see on väga suur kunagi oli selline koht, Otepääl oli see golfi restoran seal. See vist siiamaani, aga seal on teised omanikud minu arust, et ma sain seal kunagi oma elu parima carpaccio. Okei. See, kus see golfiväljaku ääres seal nii. Ja Aleksander või oli? Ei, ma ei isegi tea, mis ta nimi on. Whatever. Ja ma käisin vanasti seal söömas ühte toitu. See oli lastepraad. Seal oli kotlit või oli lihapall, ma ei mäleta, suured lihapallid minu arust olid. See oli praekartul, värske hapukurk ja salat. Wow. Ja ainuke asi, mis ma ostsin, oli see, et ma ütlesin, pange mulle 2 portsu ühele taldrikule. Ja see maksis 5 €. Siis ma ostsin kümpa eest, ostsin 2 suurt hästi suurt lihapalli, mõnust, et maa-stiilis praetud kartul, hapukoor, see kurk. Ja see oli nii hea, nii. Fuck, ja siis ma küsisin, miks te seda ei pane nagu suurte menüüs, miks see peab olema nagu väikeste menüüs, on ju. Ja siis iga kord, kui ma sinna läksin, nii-öelda 3-4 korda aastas, siis ma seletasin teenindele, et pange mulle 2 lastepraadi ühele taldrikule, siis nad iga kord vaatasid mingi tegelikult see oli mingi üks parimaid toite neile. Mega hea, mega hea, et see lastepraadide teema on nagu jah, pull, et jaa, väga cool, nii, aga ehk siis me võime oodata ka laste ja koeratoitu, on ju? Varsti. Koeratoit tuleb ennem. Mida sa soovitad meile kui Food Studio armastajatele? Kuidas me kasutame neid tooteid igapäevaselt või nii, kui jumal annab või käime külas nendega kingituseks kingima või? No ma pigem soovitaks igapäevaselt kasutada, et me ei tea, mida te süüa teete kodus? Sina teed või naine teeb? Meil on niimoodi, et hommikusöök ja lõunasöök on pigem naine ja õhtused igasugused snäkid ja praed on Kurme oled sina? Ja olen mina. Okay. Nii et supi ta teeb alati ise. Okay. Ja ma tean, et tal ikka läheb aega, et seda teha, sest ta teeb päris supi. Just. Aga nüüd ta võib päris suppi teha meie puljangiga ja ta võidab, ma ütlen niisugune, tal läheb selleks aega 15-20 minutit supp valmis teha. Ja see meie puljang ei ole halvem, kui ta selle ise teeb. See ongi see, ma olen nõus, et vaata, ütleme nii, et me kutsume oma toitu nagu mugavustoiduks. Palju seda vaja läheb? Ütleme, siin on 750 pakk, on ju? Jaa. See sama pakk, selle sa kalladki välja ja ja paned vett juurde või? Ei.
no midagi vot, pane juurde kui me teeme mingi 5 liitrit suppi. siis ostad 3 pakki. Yes. 12 euros only for puljong. Kuule, see on ainult üks kokteil. See on üks hea gin tonic. Ei, meil on odavamad hinnad ka. Ei, ma mõtlesin teisel korrusel. Teisel korrusel. just, et 5 liitrit suppi, mitu päeva sa sööd seda siis? 3 umbes. Okei. Meil on 4 kärse kodus, jah. Just, aga siis see ongi sul paar eurot päevas, see on okei. See on väga okei. Me oleme nagu arvestanud täna nii, et kui sa võtad siin mingi pasta või ma ei tea, kukeseene kastena, see tundub palju, võib-olla 3,90 poes, pasta 50 senti, no siis sa paned sinna, ma ei tea, natukene peekonit võib-olla sisse, teed salati juurde, siis see ikkagi see on mingi 2 portsu peale, on ju? Pigem siuke 3-4, et kastet on pigem 3-4, kui see sõltub, kas sa serveerid selle kasvama eraldi või ikkagi koos toiduga, eks, et kas sa segad läbi või mitte, eks, et või punase veini kastet, kui sa, ütleme nii, et inimene, kes ostab punase veini kastet, muidugi üldjuhul ostab ka hea liha. Kui sa ostad hea liha, siis sa tahad head kastet. No kui sa ostad džinni 50 euro eest, sa ei lähe Schweppesi 1,5 liitrist pudeli järgi, on ju. Ei, totally makes sense. Ma saan aru, et teie tooteid leiab suht igas poeketis praegu. Kus teid internetiavarustel leiab? Kas teil on enda e-pood ka olemas? Ei. Me ei taha hakata ise konkureerima nii-öelda a la Selveri e-poega või Maxima e-poega või sellistega, et me tahaks nagu tootjad olla, toota ägedaid tooteid ja las ikkagi müüvad need inimesed, kes müüvad neid ja kes oskavad seda teha, eks, et ma usun, et sellest ei tuleks nagu midagi head, et kui Food Studio hakkaks müüma oma kanapuljongit ja siis sa ei tule eraldi meie lehele seda ju tellima, et palun 8 kanapuljongit, siis sa logid Selveri lehele ja ostad oma ülejäänud toidukorvi. See ei tundu ebamugav. USAs on hästi nagu populaarne see monthly nii-öelda order või tellimus, eks ole, et sa enam-vähem tead, et sul läheb kodus puljongi subscription. Just, ja see on ülipopp. Eestis jällegi on see selline, ma ütlen, see ei tööta veel. Well, no meie suurel turul e-kommerts on üldse nagu just, et aga 5 aasta pärast ma arvan, et see oleks väga okei, et sul jookseb koju mingisuguse monthly asjaga, ma ei tea, on see sporditoidud, on see sul puljongid, on see sul mingid kokteilid, veinid, whatever, eks, et selles suhtes ma arvan, et see on tulevik, aga meil on natukene keeruline ka see, et me tooted peavad olema külmkapis, et siis see logistika ei ole jälle nii lihtne, eks ole, et me ei saa saata mingi paki automaadiga lihtsalt, et me peame kullerdama, kui su tellimus oli liiga väike, siis ei tasu ära jälle, tead, see on niisugune lihtsam on alustada poodidest. Täpselt, ja poodides me oleme päris kenasti väljas, eks, poed on rahul, me oleme rahul, et selles suhtes tarbija on nagu leidnud, et ma arvan, et see on nagu okei. Super cool. Kuule, aga sellega lõpetamegi. Suur tänu sulle võõrustamast ja suurepärase Virgin Mary eest. Tegelikult ma kuutan ette, et kui sinna terts tomati mahlalised ja veits pipraviina võib-olla. Tequilaga mulle meeldib rohkem. Aga siis veisepuljon, eks. Et teeme nii, et kui lepime ühe asja kokku. Et kui see... Kui mul tuleb sober-oktober ka peale? Aga detsember on sul vaba. Ja jaanuaris me alustame kõik ju selle tervisepasaga uuesti. Ja. Uute lubadustega ja nii. Ja jaanuaris me üldiselt jõusaalis ei viitsi käia, siis seal on nii palju uusi nägusid, et vaatad, kes need kõik siin on. Veebruaris lähed jälle vaatad, tühi, kõik vanad on tagasi. Mis jõusaalis sa käid? Ma käin Arigatos, sest see mul kodu lähedal ja jääb tee peale. See on selle Õismäe... See on selle Rocca al Mare ringi pealt sinna Tabasalu poole paarsada meetrit, et see kunagi, ma ei tea, see oli kunagi nagu äge koht, seal ei käinud mitte kedagi. Ja ma kogu mõtlesin, kuidas nad pankrotis ei ole. Ja see oli niimoodi, et sa lähed teinekord laupäeva õhtul kell 6, ma olen teinud tund aega trenni, teen hea sauna. Ja siis tein mahu sinna? Ei, siin pole mitte kedagi. Okay. Ja siis sa lähed, nüüd muidugi on, mulle justkui tundub, neil läheb paremini seda rohkem inimesega, nüüd seal on isegi 10-15 inimest teinekord. Aga siin on väga hea konditsioneer ja väga hea see nii-öelda kliima, eks, et seal on, ja see aasta suvel geniaalne, ma ei tea, kas oli veel kuskil, aga neil oli pop-up jõusaal. Väljas kuskil? Õues. Nad panid mingisuguse hiigeltelgi sinna õue ja vedasid kogu oma sisustuse sinna õue, nii et sa käisid jõusaalis ja kui oli soe ilm, siis nad avasid need telgi küljed ja sul ei olnud katus. Ja sul oli 25 kraadi rennis ja rebisid oma mingid jalapressi seal ja ülikuulne, see oli nagu... Kui sa tahad käia suvel jõusaalis, sul on 30 kraadi, nii kui sa lähed sinna sisse, siis higi tilgub ja vastik. See oli tõesti üüberlahe, see oli nagu... Et saab ka vaata teistmoodi, aga ja tead, miks sa tegid selle või? Tegid selle COVID-i pärast.
sest inimesi ei lubatud siseruumidesse, eks. Päris geniaalne. on küll ja ma olen hiljuti mingit podcast'is kuulnud, et USA-s tehti päris mitmes kohas. ja USA-s tehti palju muidugi, eks, jah, nõus. Perfect. Kuule, aga aitäh sulle. Aitäh sulle, Näo. näeme siis detsembris. Detsembris. Noblessnerisse ja igal pool. Absoluutselt. Ping, 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 ping.